Tere kõik vaatajad ja eriti tervitan inimesi, kes siis on jõudnud Junkmani kanalile rohkem kui esimest korda. Aga ilma pikema jututa lähme kohe tänase video teema juurde. Teemaks on siis täna meil 2014 mudeliaasta BMW X5 3-liitrise biturbo diiselmootoriga 230 kilovatti. Otse loomulikult automaatkast ja 4 vedu. Aga nagu ma just mainisin, ärme venita asja pikemaks kui vaja ja lähme kohe vaatame autot lähemalt. Auto läbisõit on siis kohe jõudmas 200 000 kilomeetri juurde. Praegu odomeetri näit on 199 ja 3 numbrit seal järel. Ja olen paar ringi siin auto ümber teinud. Kohe esimene asi, mis mulle silma jäi, on, et siin on üks neerukene on saanud pihta. Neerud teatavasti on eraldi vahetatavad, et selles suhtes suur mure ei ole. Aga üldmulje autost on ikkagi selline, et autot on sihtotstarbeliselt kasutatud, aga mitte kuidagi kuritarvitatud, et kõik on sellised niisugused tavapärased kulumisjäljed, mis me siit näeme. No, näiteks Allex parkimisanduril on värv natuke maha koorunud ja see on kõik normaalne 10-aastase auto puhul. Vaatame siit veel, teeme tiiru peale. Sellist peale selle neeru mulle väga suurt silma ei jäänud. Siit ka natukene täiesti normaalne on see Audi, on see BMW. Need liistud siin, mis on siis niisuguse, mis see gloss on eesti keeles. Jään praegu võlgu, nimetame seda glossiks. Gloss black on ju, et siis värv koorub sealt, nagu ma ütlen omast kogemusest, Audid, sama teema. Aga üldiselt selliseid suuremaid puudujääke väljast silma jäänud, mis ei oleks normaalsed 10 aastat vana auto puhul, mis on siis 200 000 kilomeetrit läbinud. Et siit puhastasin ka seda just, et tõesti sain igalt poolt nagu lähemalt ka vaadata, et ei jäänud midagi silma. Selline täiesti viisakas kasutatud auto. Läheme siit, kõnnime siit juhi poolt sisse ka, vaatame. Samamoodi. Kõik on sees samuti viitab normaalsele kasutusele. Siit on näha, eks mõned täkked on siin iluliistul, samamoodi siin keskel, mis on iseenesest normaalne. Ma ei olegi tegelikult, ma üldse uuemate autodega tegelenud, ma ei ole ise sellist nagu liistu tekstuuri ja materjali tundnud. Kas ta nüüd päris puit on? Äkki on. Tundub nagu natukene minu, kui mitte asjatundja silmale, et võiks isegi olla. Et siin on nagu täkked peal. Juhi iste ka täiesti normaalne kulumine. Ja sama on ka roolil. Kui ma roolile peale vaatan, tegelikult ma olen näinud videotest, et tegelikult selle võib isegi puhtaks saada, et see tegelikult ei ole kulumine, vaid see on, kuidas siis öelda, rooli katsumisest tulenev väikene mustus, nimetame siis seda niimoodi. Aga sees samamoodi kõik on igati nii, nagu olema peab, et ei ole mitte midagi eriskummalist. Vaatame siit taga sama. Siit enne tuli üks väike see iludetail ära, see on mul kindel aekas, ma panin selle sinna, kuna see tuleb tagasi liimida. Aga muidu taga samamoodi, nagu autodel kipub olema, tagaistmed on sellised niisugused väga heas korras, et eriti tundub, et siin ei ole laste istet olnud peal. Ja, näha on, et siit kõrvalistuja taga on rohkem istutud ja siit ma kohe jäid silma. Niisugused väiksed asjad, aga kasutuse juures on see igati normaalne. Et hetkel me ei demonstreeri teile muuseumi eksponaati. Paneme siit natuke uksed kinni. Juhiuks jätan lahti veel, siis on ka kapoti kohe avada. Ja vaatame siit tagant samamoodi. Tagant samamoodi. Siin on kate peal. Autoomanik siis on selline niisugune matkahuviline noormees, et ilusti on pannud katte peale, et saaks vajalikke asju vedada.
ja noh, pagasiruumis samamoodi, eks sellised suuremad autod ostetaksegi eesmärgiga, et midagi taha saaks visata ja noh, seal tagumisel vaibal on igati normaalsed kulumisjäljed. Ma panen ta nüüd siit kinni. Ja vaatame siis kapoti alla ka kiirelt juba, et jätkub sama lugu, igati viisakas ja normaalselt kasutatud auto. Vaatame siit ülevalt peale. Siit eest on näha natukene, et on märg. Kas need on siis klapikambri kaaned? Jah, mul praegu ei ole taskulampi käe pärast. Siin alla ma ei saa nii täpselt vaadata. No, eks ikka kapoti alt kuluks ka väike puhastus ära. Samas teisipidi korduvalt on toonitatud, et kui auto on kapoti alt liiga puhas, siis võib-olla üritatakse midagi varjata, et siin meil midagi varjata hetkel ei ole. Auto oma täies headuses. Et kindlasti tuleks kasuks siit väike puhastus, aga samas asjad on ausalt nii, nagu nad on. Vaatan, kas ma siit teiselt poolt näen. Ei näe. Jah, et seal vist siis siin on nüüd küll väga patune moment. Kas see auto on rida 6? Ma arvan küll, teades BMW-sid. Igastahes siin on väike õlileke, seda ma näen oma silmaga ja muud ma praegu kohe ei tähelda, et nende videote ülesanne ei olegi teile siin auto mingisugust põhjalikku ülevaadet anda, vaid lihtsalt anda teile just esimene ülevaade, milline ta võiks välja näha. Aga liigume siit juhi ukse juurde, paneme ta kinni ja teeme ühe tiiru veel ümber auto, et igati normaalne kasutatud auto, pealt siit ühtegi suuremat iseärasust ei olnud paista, et igati tavapärased jäljed kulumisest, mis tekivad auto sihtotstarbelise igapäevase kasutamisega üle aastate. Ja mis siin ikka, lähme teeme väikse proovisõidu ka ja vaatame, kuidas siis see masin sõidab. Hea küll, lähme siis proovisõidule ka. Askeldan siin auto ümber kõvasti filminud ja kurat, palavan, ilusad ilmad on sügisel. Nii, vaatame põti taskus. Läheb käima nagu naksti. Ilm muidugi on soe, eks ma külmkäivitust teile pakkuda ei saa, sest väljas on erakordselt soe. Ma sätin siin korra puhumise ka paika. Ja lähme sõidame siis siit natukene. Esimene tähelepanek. See ei ole nüüd konkreetselt selle auto kohta, aga ma olen täheldanud, et paljud sellised autod on selliste suurte velgede ja rehvidega. Ja minul seda sõidukogemust varasemast ei olnud. Ja ma kohe esimese asjana tooks välja, et kui siia panna väiksem velg kõrgema profiili rehviga, siis see auto sõidaks tunduvalt rohkem sedamoodi, nagu mina ootaks, et see auto sõidab. Muidu, kui rääkides lihtsalt funktsionaalsusest, siis kõik on hästi. Vaikne, sõitsin siin enne edasi-tagasi ka üle lamavate politseinikude. Midagi ei kolise, kõik toimib, rool ei võbele, vähemasti sellel väiksel kiirusel. Auto sõidab otse. Pidurid toimivad, eks, mis me selle teadmisega peale hakkama, aga seda nad teevad. Ei ole kuulda üleliigseid kolinaid, vähemasti nendel linnakiirustel, millel mina sõitnud olen. Sõidame siit natukene. Ma lasen siit üle serva ka, vaikin. Et mingisuguseid anomaaliaid mina siiamaani täheldanud ei ole. Mis mu video eesmärk on anda esmamulje, et ma väga palju sõitnud ei ole. Ma olen sõitnud kuskil 15 kilomeetrit.
Siit läheme üle oma politseiniku. Ja seal tuleb üks veel. Üritan minna siis, ma ei mäleta, mis selle silla nimi oli. See uus sild, mis siit Ihastest üle soo läheb. Ma olen küll Tartust pärit, aga ma pole üle 10 aasta Tartus elanud. Ja ma teatud asju lihtsalt põhimõtte pärast ei jäta meelde. Kuna elus on nii palju asju, mida teadma pead, siis kõik ei ole vaja teada, kui seda saab järgi vaata. Aga see selleks. Auto iseenesest väga mõnus on sõita, jättes kõrvale siis see kommentaar, mis ma Velje ja Refi kohta tegin. See on kuulus koht siin. Lõppes üks politsei tagaajamine kunagi mingil ajal. Ka BMW, 5. seeria BMW F midagi peaosas, aga jah, see jälle see selleks jutuhoos siin kellegi tagant otsa ei sõida, et vähemasti nendel linnakiirustel, mis mina olen sõitnud, ei oska küll mitte midagi negatiivset täheldada, välja arvatud siis see väike kommentaar Velje ja Refi kombo kohta, kuna mu enda kasutada on praegu 2012 Lexus RX 450H ja seal on vähe väiksem velg ja kõrgema profiiliga Refid, siis mina ütleks ausalt, et tunduvalt mõnusam on sõita. Ma katsun sellest kastist ka mahti saada. Kiirendame siit natukene. Ja mitte väga palju 70-ni võib. Jah. No toimib. Nagu nägite, siis mässasin siin käikudega ja ei jõnksutanud. Üllatavalt isegi peaks mainima, minu kogemus on selline kõige rohkem ikkagi, mul oli 2004 RS6, 2005, 2006, 2007 A6 Avandid, C6, 3.0 diislid ja siis 2008 D3, 3.2 Quattro A8 ja need vanad Tiptronic kastid küll 200 000 kilomeetri juures. Sellel autol on siis praegu ees 196, 614, enne väljast ütlesin 199, panin pange natukene, et need vanad Tiptronikud küll kippusid nagu nõksutama käikudega, eriti kui sa seal panid näiteks sportrežiimile ja hakkasid ise vahetama ja siis võtsid sportrežiimilt välja, et ta läks automaatrežiimile ja siis korra, kui ta seal nagu nõkutas neid käike, siis oli küll segadus. Et siin kõik toimus väga sujuvalt. Siin on liiklus ka ümber. Ma jah, kiirendame natukene siis. Jah, no okei. Ärme seda suksut piina. Et no toimib. Ütleme, et pahviks ei löö. Arvestades sellega, et näiteks igapäevaselt ma sõidan FN2 Civic Type R-iga 147 kilovatti, aga ainult 1200 kilo. Et no sõidab, toimib kõik ilusti tagant, musta suitsu ei viskanud välja vist. Jah, et seda ta ei tee, eks. Et igati selline viisakas korras auto, nagu mõtlesin. No, refid on nii laiad, et ta tahab kohe otse minna. Et ei ole ühtegi negatiivset tähelepanekut. Teeme siit, natukene võtan teid veel kaasa. Kui juba sai tuldud proovisõidule ja filmima, et teeme siis täisprogrammi. Vaatame, pidurdame siit käiguga. Vaata, see on ülesvahetused. Täpselt nii palju ma BMW-dest teangi. Ilusti vahetab käike. Praegu pidurdan teise käiguga hoo maha. 30 kilomeetrit tunnis. Ringtee. Panen automaatrežiimile tagasi. See suur ref ikka jah, otsib ikka kõik ebatasasused ülesse. Ja lähme siit vangla juurest. No, teeme siit ühe Punchy Chewy. Oi. Okei, 70 on piirkiirus. Ärme piina seda, vabandust, ärme piina seda mõmmit, nimetame teda niimoodi. Et
mõmmi on selline, ta peab enne talveunest üles ajama, enne kui mõmmi tegutsema hakkab, et las ta olla. Kõik toimib nii, nagu peab selles suhtes. Nii palju, kui minu tagumikutunne suudab tuvastada, et midagi valesti ei ole. Ma vaatan, siin on need jooned vist olidki punased. Ma hakkasin mõtlema, et kui sportrežiimi peale paned, et kas siin värvid muutuvad. Ei muutu, kõik jääb samamoodi, okei. Las ta olla. Aga jah, ma arvan, et laias laastus ongi kõik, et mis mul teile siin siledal asfaltteel ikka välja tuua on. Et tiirutame siit üle ema ja edasi-tagasi. Et mis trikke mul ikka siin teha veel on selle autoga. Et ma arvan, et see ei anna mingit väärtust sellele videole juurde. Ja ega ongi siin kohal, ma arvan, et võib laias laastus kokku võtta. Et nägite autot seest, nägite autot väljast. Nagu ikka, aitäh neile, kes vaatasid. Aitäh eriti veel inimestele, kes on enam arv kordi olnud minu kanalil kui üks ja on jõudnud selle videoga ka siiamaani. Ja ma arvan, et järgmiste autodeni, et siit ma lähen viin selle auto omanikule tagasi ja kohtume järgmises videos. Peace!